Tere tulemast Rakett 69 pardale. Kes on Eesti suured järgmised autotootjad? Kes on? See on võistlus, kus 3 meeskonda panevad oma ajud ning näpud proovile teaduse vallas. Lahinguformaat on lihtne. Lahendada tuleb 2 erinevat ülesannet ning mida parema koha sa saad, seda rohkem punkte sulle antakse. Nüüd aga tutvume tänaste talentidega. Meie oleme Tegimegi ja me tõestame, et me ei ole mahlamistsid. Sellega vastasin jala peale sulle. Meie oleme Goodman. Jõu, vanamehe. Mina olen Roger Andre. Ja mina olen Daniel Weinberg. Me tulime lahendama mõistatust. Tere, mina olen Taavi Kotka. Tere tulemast Rakett 69 teadusstuudiotesse ja olen täna kohtunik. Esimene ülesanne on lihtne. Tuleb ehitada auto pealtnäha ei milleski ja see auto peab peatuma võimalikult täpselt ettemärgitud kohas. Te peate mitte milleski ehitama kõigepealt reaktiivmootoriga auto. Mootoriks on tühi pudel. No, tühja pudeli sisse läheb kütus pannakse põlema, käib pauk ja siis masin sõidab nii palju kui sõidab. Esimene ülesanne. Sitta käis arva, mis peab tegema. See alasti igasugust ringi ostasin. Kas olete valmis? Jaa, Saara Seersan. Läks! Ma ei tea. Seda on vaja. Seda ei ole praegu vaja. Nii, S-asi, oota, neid ei ole vaja, aga meil on vaja teha me teeme V8, meil tuleb selline masin nagu Chartang, ehk siis Mustang ja Charger kokku panduna. Kui Goodmanil on mingigi plaan olemas, siis tundub, et koomikutel ja Tegimegil võtab strateegia paikapanemine veel aega. Aga ma ei tea, kütus läks. Kuhu see kütus läks pudelisse? Ja siis siin pannakse põlema ja siis pidi pauk käima. Vaja meid segadusse. Jaa, puhu sina seda kõvasti. Puhu kõvasti seda. Ma alustasin, lõiksin papi pooleks, nii me mõtleme, mida sellega teha. Meil on lood. No mis lood on siis siin Põhjamaal ka? Mis nad tahavad, et me teeks on see, me teeme mingi nagu rattad, vaata. Ja. Aga ma arvan, et sellest võiks kere teha. Teeme suvaliselt. Ja, teeme suval. Praegu vaatan siin roheliste meeskonda. No, mis ma nüüd ütlen? No, ütleme niimoodi, et rattaid ikkagi niimoodi ei ehitata ühele seadmele, aga no, vaatame, äkki nad nõiuvad sealt midagi ägedat välja. Kellel rattaid vaja? Me teeme fucking lennuk ikkagi. Ma teeks ka lennukina või? Tavai, eks meil on vaja suurendada nurka, leiutada tiivad. Sinistel on vähemalt karkass tundub äge. Aga no, ütlen vara öelda veel, et üks asi on karkass, teine asi on see, kuidas see veereb ka. Ma arvan, meil läheb kõvasti paremini kui teistel. Florida mehel ikkagi kaota. Florida mees seal juba nõusutas seda õhupalli nii. Otse näppu veel. Fuck, see on hea. Aga sinu uskad kurdi hõõrd? Teistpidi panen, et ma ütlen sulle kogu aeg. Ja siis me saame siia kruttida, ja siis see paneb minema. Aga mida me krutt? Me paneks siia midagi, pane seda liimi kas või. Reisen võttis Essat 10 minti, oli tema ülesanne, et ma tegelen liimiga. 10 minti mööda läinud Reisen küsib, kas liim on üldse soe. Täpselt siukse paarilise ma sain. Mida vähem minuteid jäi ülesande lõpuni, seda rohkem mõistsid võistkonnad, mida nad tegema peavad. See peab soojenema ka või? Jaa, üldiselt asjad töötavad paremini, kui nad on sisse lüütatud. Oota, mis te teete uue auto nüüd? Me saime aru, et oleks parem, kui rattad ikkagi liiguksid autol ja nüüd me katsetame seda, et rattad liiguvad. Kevin, kas sa ei saanud mitte raketis 5. kohta või midagi sellist kunagi või? 3, 2, 1 ja ongi kadunud. See oli omal ajal, et inimesed on lollimaks ajas. Ma arvan, et meil tegelikult võiks paremini minna, aga no reaalselt ma tahan näha seda asja liikumas. Õhulaev, jah. Me paneme nagu raskust juurde, aga rattaid ei pane. Ja tulge vaadake nüüd seda geeniast lihtsalt. Ma ei kujuta ette, et ma ei saa aru, kuidas minu pea selle peale tuli. Liim läheb põhja, siis läheb siuke detaili see sisse, on ju. Ja siis selle detaili sisse omakorda läheb see. Pane veel see sisse ka. Nii aitab. Nii, nüüd sa võtad selle väikse pulga. Siis vaatad uuesti see sisse igale poole, see parem. Sellepärast, et vaata, seal hoiab kinni.
kogu kinnitus siin on ainult selle väikse otsa peal, aga siin on vaata kui suur see alus on. See on väga big brain. Big brain. Daniel teeb siuke nägu, ta oleks väiksene liimipulga otsas. Daniele, kui hästi sa tead liimi maitset? Vaat, mulle meeldi sellised maru rahvuslikud eelarvamused ja väited. Lihtsalt sellepärast ma olen pool venelane ja ma mingi nuusutan liimi. Venelased ei ole ainult liimi nuusutajad, liimis kasutada, et asju ehitada ka. Me kõik ei ole hävitajad. Kas sina? Me räägime sinust kõigist. Ma ei tea. Ja obviously mina tean, kuidas liim lõhtab. Keegi pudelist ei liimi, pudel läheb teibiga, aine? Kuulsid, Daniel, liimi palun pudel ka külge. Seal on liimi makk. Vot see patroniseeriv hääl, see on põhjus, miks te kaotate. Liigne enesekindlus. Te ei pea kõik ära kasutama lauale. Kõik asjad oli kasutatud. No, te võiks midagi kasutada. Ei liigu nagu väga. Vattid ei liigu, jah. Ma nüüd sain tööle, see liim on ümber keerdunud siia. Nii. Me panime liimipulga täpiks esimese asjaga juba. Oota, proovime. Idekas. No, idekas. Ei, see läheb. Ma arvan, et me just tegime seda. Tegimegi või? $1 million, baby. Peate nuppu võtma. Valmis. Tuningas ja Ma ei tea, kas ma viimast kohta tähistaks või? Aga mis on teie nõrkus? Pole. Ei olegi tegelikult. Reaalselt ei ole. Teised on nagu... Võib-olla nagu meie mõte on hajutatud, siis me saame keppi. Nagu pole teaduseks pole aega väga. Aga see on meie kõige suurem nõrkus. Me vabal ajal ei tegele selle... Kui me on vaja see asi teha, me maksame kellelegi, kes ei saa nii... Sa lähed küll. Ühesõnaga, siin on teie kütus. Vabandust, mitte teie. Ärge ise jooge seda, võin. Et... Natuke nagu mõelda võib. Tehnis ka spirits. No me peame oma tooted tundma. Kõigil on 3 katset. Parim tulemus läheb kirja ja on lõpp järjestusega. Me ei saa muutagi vahepeal. Ei saate muuta. Pärast igat katset saate oma masinat teha. Uskuge mind, te saate. Kui viimased torked olid tehtud, oli aeg autod joonele panna. Tule siia. Kus see kork on meil? Mida see nii? Sobib mulle. Aga tema läheb lähedal. Ai, ma olen valmis, jah? Dan, ma usun sinusse. Nii, aga esimene katse, meie rakett Silvia Ilves. Teda on ainult üks, aga ta jõuab palju. Nii, aga päris hästi. Esimene võistleja, esimene katse, punast joont ei ületanud, ei lähe arvesse. Väga hea, meil on... Väga hea. Oodake, kuni te teiste omasid näete. Vaata, nüüd me oleme tekitanud teistel selle võits-turvatunde. Katse 1. Ja teadagi, ma arvan, et see sinna täpselt sinise jooneni läheb ka. Ups! Let's go! Esimene korraga. First try! Ei ole nii. Perfekt. Keegi saab võib-olla lähemale. Perfektne katse. Ja kes on Eesti suured järgmised autotootjad? Kes on? Kes toodavad? Goodmani muskelauto on tulekul. Ossa raisk. No me saime tulemuse kirja erinevalt mõnest, aga no samas Goodmani tulemus oli suht haige, nii et ma arvan, me peame lihtsalt raskust kaotama. Minu asi oleks see, et tõmbaks need mutrid ära lihtsalt ja paneks nii ja vaatame, mis saab. Kui esimesed katsed said tehtud, jäi üle oma autot natukene putitada ja minna vastu teisele. Kuule, me võtsime pool autost ära ja nüüd me võtame teise poole ära. Põhimõtteliselt jääb see... Teine pool tuli ise juba ära, vaata nii, et... Kuule, aga siis võtamegi nüüd ära ja siis kolmas ei ole mingi täpselt. Siin ei ole midagi teha, teine katse. Tegu on professionaalidega.
Siin ei ole midagi öelda. Unreal. Kuna Goodmanil oli esimese 2 katsega juba väga hea tulemus all ja tegimegi ennast liiga palju ei parandanud, tähendas see, et otsustav katse jäi koomikutele. Teil peab armastuses. No ma ei ütleks nii. Aga ütleme nii, et nagu teie rakett nagu toimib, aga me tõstame iivet. Ja küll mis on nämmetulus seal vanamõtlikest, kes seal need küll mingid iivet enam ei tõsta suures. Nad on väga särtsakad seal. Hoia kuradi suu puhas minu nämmetulu. Esimese ülesande võitis Roheline. Meie comeback plaan on see, et teises Kevin reaalselt proovib kaasa mõelda, mitte ainult ei põleta oma näppe ära selle kuuma liimiga kogu aeg. Ui, jälle kord. Ma ütleks, see oli viisakas algus, teine koht nagu... Mulle meeldis meie kõver, et me nagu aina läksime paremaks. Kui tahaksid ise näha, kas suudaksid ehitada parema reaktiivauto kui Goodmani kutid, tule koos pere või sõpradega Rakett 69 teadusstuudiosse, kus saab end proovile panna just nagu päris saates. Teises ja otsustavas ülesandes kukutab iga meeskond lae alt põrandale muna. Nende ülesandeks on ehitada munale piisav langevari, et muna terveks jääks. Ja ainult üks tingimus. Astronaut peab jääma ellu. Terveks. See on vabalt meeldiv kana või kust on? See on vabalt meeldiv kana. Ja kui kõigil jäi terveks see astronaut, siis võidab see, kelle konstruktsioon kokkuvõttes oli kõige kergem. Panen kaalu peale, mõne vare kaalume ära pärast. See oli kõige vähem. Mul on üks julge mõte, nagu mingi 100-st, kui me lihtsalt kukutame, need munad on ka terveks jäänud, ütleme lihtsalt inshallah ja see kukub. Sõidab, see on kõige kergem lahe. Ja, täpselt, jah. Okei, mul on teine lahe. Vaat, see ei lähe. See vist ei lähe, jah. Okay. Ma mõtlesin, et me teeks selleks ufoks vaata, et paneks muna nagu nende asjade keskele. Võib-olla teeks nende saugud ka võiks sisse. Ma paneks õhupallid ka kõige. Jaa. Teeb kerge. Praegu ära. Võta järvel puu. Ma teen langevarju. Koos, meil mingit nööri on vaja. Ja, siin on. See on super. Ja nüüd me peame, see on nagu see e-balluun. Ma teen selle ülemise osa, sa teed selle alumine osa. Nii, et Kevin ehitab piigest langevarju, et mis natukene tõmbab seda kineetilist energiat allapoole ja mina tegelen siis potentsiaalse energiaga. Mis see oli? ma ei teadnud, et sellised sõnad. Muidugi. Ühesõnaga, et need on siis nagu põrkepallid, mis ei lase sellel munal katki minna. Nüüd, esimene väljakutse on see, et need pallid oleks mind poole suuremas olema. Aga ma võib-olla puusin nüüd kohe täis ja panin sülved peale. Mul on tegelikult selle sarnast ülesannet kunagi teinud ja ma langesin sellega saatest välja. Nii et äkki tuleb vigade parandus, ma olen muidugi väga kindel. Efektiivne töötav meetod. Suht valus oli see praegu pannud. Okei, võta kinnas ära. Pange see, proovige munaga, pange muna sisse ja siis kukutage. Me teeme talle osaliselt langevarju pehmendusega. Fuck around and find out. Poole kohaga langevari, poole kohaga pehmendust. Mõlemad on poole nii-öelda lõdva mõgaga. Eks siis kokku tuleb tugev mõg, sest miinus ja miinus kokku plussi. Jah, täpselt, kambja reegel. Kui meeskonnad ei suuda endale füüsikaõpikut meelde tuletada, peab isiklikule kogemusele keskenduma. Me teeme nagu pocket bussi põhimõtteliselt. Ma kunagi tegin, ma olen kusjuures sellise, ma olen 2 švammi kasvanud. Bad. It's broken. Naised, nüüd näete, mida Fredi enda kätega teeb. Suurt midagi. Väiksem jupp. Ma olen rohkem mures selle osa teha. Ei, ära sa üldse põe selle pärast. Nii, mis ma teen? Teedi see korv siia kuidagi. Ja siis mõtleme edasi. Kuule, kas see läheb tühjemaks? Ei lähe. Kas teie ei usaldaks oma elu sellega? Mina usaldaks. Ja mis me rohelistest arvame? Tavaliselt neist ei ole midagi arvata, aga nagu näha on esimese ülesande puhul, siis ka luuavarrest võib pauk tulla. Mehed üllatavad, jah. Kuidas te saate selle? Valmis või? Me saime jälle S-ana valmis. Me saime S-ana valmis ja me saame naist.
Oh shit. Ja by the way, kui te olete videos nii kaugele jõudnud, siis ma lubasin Rogerile, et ma märgin tema stand-up tuuri lisakad ka ära. Rohkem infot descriptionist. Nüüd vaadake, kas ta muna läheb katki või mitte. Kuule, see on sitaks geniaalne tegelikult. Ei, selles mõttes see... Meil on puhas disain ka, vaata. Ei, aga see on päris tuli hea. See praegu on niimoodi, et ta nagu... Paneme liimi äkki. Ei, me liim ikka ei pane. Paneme seda veits tugevamaks, paneme liimiga. Liimiga või? Usalda mind. Seal võiks olema kile. Kuidagi valesti. Sellega olete munaruumi natuke kitsaks, aga ei ole lugu, meil tuleb katus peale. Ma teen katuse munana. Ta peab vastu või? Loog. Ma ei ole üldse kindel. Ma annan oma garantii, et peab. Türa kui pea. Peab, vabalt peab. Ma tahtsin seda üldse niisama troppida seda muna all. Ei no ma mõtleks ju sellepärast seda garantiid, ma ei nagu... Meie asi on kindlalt kõige kergem. Viimane minut. Jah. Vaata, et sa pallide peale vaata. No hea, see nööri ei oma selles mõttes mingit raskust. Nii, see on sul. Ja nüüd sul. Hoiame lihtsalt. Casuali hoiame sul seda. Meil on valmis. Ei no... Me olime enne ka valmis. Korra testisime esimest korda üldse seda nagu... 3, 2, 1, aeg! Mis see on? Aga mida, neil on põhimõtteliselt meie süsteem, aga lihtsalt natuke lihtsam. Natuke kergem. Ja kergem. Ja natuke kõrgem IQ. Kui ta on mahani jõudnud, siis kell läheb käima 5 sekundiga peame saama astronaudi kätte. Teie. Me oleme ainsad, kes saavad kätte. Meie asi lõuki laguneb siin samal ajal, kui teised nii hirvitavad siin. Proovime seda. Mis me enam proovime? Enam pole midagi. Kolm, brother, kolm. Brother. Plõga on sees. On terve. Muna on terve! Oba! 23 või? Jah. Mis see niisugune tavaline on? Meil on kõige raskemist tavaline. Palju oli. Meil on väga suur mure see, et me pole kindel, kas see üldse selle käigu sinna üles üle elab. Hästi kiiresti. Tule! Kalma. Lebo. Väga hea, nii, kaalule. 53. Palju? 53. Palju teil on? Mis teil on mingi raske õhk? Meil on lõhk, jah. Jaa. Ei saa midagi teha nagu nii. Muna juba tuli välja või? Oota, aga ta on praegu GoPro küljes kinni. No, vaatame, mis saab. 3, 2, 1, tule! Rahulikult, meil aega on. Väga kena. Vaata, ja meie saab uuesti panna ka sinna. Terve muna. Väga hea, peab kaalu peale. Aga meie oma ei ole katki. Nüüd saab uuesti lämmitada. Ka teem, võitjad ja saame keppi ka. Me peame viimase võitma, siin ei kannata meid. Meil on kas ei ole. Veel 2 tükki. Ma saan teha. Mitte auhinnalise viimase koha, kuid pronksi sai punased.
Mahlamitsid. Me lasime seal võita. Teine koht. Napilt, 1 punktiga. Sinine meeskond. Ja me suutsime seda ilma kasiino sponsorluseta. Täitsa haige. Eesti rahvas, me hoiame seda. Ja 69 teadusstuudio võitjad on Proovile meeskond. Sina võidab, Maja võidab alati.